Tervitused, täna olen tulnud taas rahulikule Kasari jõe jääle. Eelmine päev ma käisin Pärnus ja seal oli asi päris nutune. 5 tunni peale mul õnnestus, ma arvan, 3-4 ahvenat vist jääle saada ja üks alamõõduline 35 sentimeetrine koha. Ja võtte sisuliselt ei olnudki, väga üksikud togimised ja otsustasin, et tulen siia Kasari jõe peale, kus on lihtsalt hea vaikust, loodust nautida. Siin pika lõigu peal tundub jah, ei ole keegi käinud, ei ühtegi jälge jääpüügist, puuritud auke ega midagi muud siin ei paista. Vaatame, kas siin on mingit elumärki, et proovime siis ikkagi saada esmalt unnasärge siis, et saaks unnad likku panna ja ma arvan, et siin seda lõiku on, vaatame, kuidas meil Kasari jõe jääl läheb siis. Laseme sööt alla, et äkki saame kiirelt kalaplatsile siia ja unna otsa kalad kätte, et saaks kohe päeva alguses unnad likku panna. Praegu hommikul kell saab 9, kraadiklaas näitas -8 ja tuul on, praegu on 0 tuult. Vaatame, kuidas see kalale mõjub siis. Kahjuks jääb siin kalade koha pealt ka täielikult vaikseks. Olen siin mõned augud alla söödastanud ja peaaegu tund on möödunud ja 2 õrnavõttu on olnud, et ehk unnale ei saa särge isegi hetkel otsa, et tuleb vist hakata vaatama mujale, kohta vahetada. Üle põllu siit uue lõigu peale lähme üritame, kus eelmine kord vähemalt oli särg alla, et saab unnad äkki likku ja siis vaatame. Grillsüsi ka kaasa. Teen looduses süüa, veedan aega isegi kui siin kala ei võta, siis võtame vabalt. Loodame, et siin on õnne rohkem, vähemalt saaks äkki särge pojakesidki kätte ja unnad sisse siis. Ja põigiga siis pärast proovime ka, et siit tuli mul eelmine kord üks ahvenapäts. Väike ettevaatlik nokkimine käib. Hakkan nüüd vist viidita. Saame väikse unnakalagi kätte. Jah. Paras elus söödaks. Paneme ta ämbrisse, proovime teise veel kätte saada, siis saame 2 unda panna. Sain teise särjekese ka. 2 unnale olemast siis. Poiss, mine kontrolli olukorda. Nii, teine särjeke. Käänu peale rohkem siia kõrke äärde. Las need unnad jäävad ootele. Ise kolin varsti põigi peal üle. Panen valmis siin. Ja lähme korda mööda proovime siis. Võtame viibi näiteks. Äkki saame landikala, kui unnakala ei tule. Ja ai. Ja siit võtame siis põigi. Isegi ei tea, võtaks roheline kadus ära, jäi põhja. Ja proovime seda heledat siin. Teeme siis väikse söögi. Kelgu peale peab ikka üks matkagrill ka ära mahtuma. Sellega varem olen jää peal teinud. Paar korda võib-olla peab tõstma ainult, et sulab jää sisse lihtsalt.
kiirelt ja kergelt kokku. Kaks külge, jalad alla ja põhi sisse ja kui kalaga on nagu on ja ta ei võta, siis tuleb kalapüüki lihtsalt vabalt võtta. Vahelduseks võileibadele mõnus tegevus. Ega nende võileibade tegemine seal köögis lihtsam jälle. Võta vorst, võta juust, võta või, hakka ükshaaval määr ja noh, siin on sips ja sips. Ja soe söök otse jääle. Siin ma ei tea, kas see on nüüd vale häire siin, aga lipp on püsti, võib olla. Kerimist ei ole näha. Ma arvan, et kas sai ta nüüd liiga nõrgad siia taha panna, ma korra ikka teen haakimise ära. Ei ole raskust, jah. Särge ka ei ole, ma ei tea, kus ta siit lehku sai või käiski auga ära viimas. Peab ikka ühe uue särje veel püüdma. Noh, see unalipp on siin vaikselt pikali. Kontrollisin selle ka üle, aga proovin tegelikult paar särge veel saada. Panen selle teise tagasi ja siis lähen põigi peale. Ja hakkame siin siis põigiga püüdma. Särk ka praegu ei noki ja jääb siis sisse praegu seal eemal üks und. Ja ühel ma ei tea, kas siis viidi särg minema või. Põigile siin ka vaikus oli, paari augu peal loksutasin, panin nüüd selle viibi ja unna liigutasin siia augu keskele, nüüd sealt poolt tõin siia poole. Kalapüük, kala suht passiivne, seda oli juba särgedest näha. Ütleme, püügiviis ka praegu suht passiivne, siuke rahulik tiksin. Talve ilma nautimine ja ei ole meeletut jooksmist ja aukude puurimist. Jah, tuleb leppida taas kord nullipäevaga. Hakkan nüüd vaikselt kola kokku korjama, et üks und on veel sees, et kui on, siis selle etteaste veel jääb siin nii kaua, kui pakin asjad ja tõmban selle viimasena sealt siis ära. Sai siin auku seda puuritud nüüd. On see praktiliselt ka siin läbi kammitud põigiga ja
ei ole sellele ka ainsamatki võttu. Nii, kola on kokku pakitud ja eemalt paistab, et see unnalipp jäi ka tõusmata. Et siis ongi nii. Üks lullipäev jälle kirjas. Võiks ju minna kuskile Peipsi peale, võtta majutus ja garanteeritud ei ole teed ikka midagi. Sellegi poolest oli minu meelest vahva kalapäev ja päev veedetud värskes õhus on mõnus. Loodame, et tuleb siis ka teinekord kalasem video. Näeme järgmises.